tere hommikust, Karlikad! Täna ma teen midagi täiesti absurdset. Nimelt, ma olen juba pikalt mõelnud, et ma tahaksin endale kõrvarõngaid, kuna väga paljudel mu sõpradel poissoost on kõrvarõngad. Siis ma mõtlesin, miks mitte mulle ka hankida kõrvarõngad. Ja Eedu hankis endale just siia kõrva peale väga lahe siukse kõrvarõnga. Ma tahaks saada siia ühte kõrva seda, nagu siia lihtsalt, mitte kahte. Ma arvan, et siia ühte vasakuse kõrva. Tahaks saada seda? Üks. Ma olen 24 tundi juba kaalun selle kallal. Süda lihtsalt tahab mu pea hakka palutama. Osta flashile ka. No nii, tälläkin tohon. No niin vara. Yes! No ei se veel mennä. Ei, oota, ei se veel. Yes! Ei! Yes! Mun on pakko nyt ottaa. Onko? Eiks voi peru enää? Ei. Sä oot enemmän innostani kuin mä. Ma just praegu võtsin endale aja kõrvarõnga jaoks. Lähdetään Helsinkiin. Oh my god. Okei, update. Sama aeg, kui ma tegin ära selle kinnituse, et ma lähen nüüd võtma seda kõrvarõngast, siis ma sain kõne, et mul on võimalik saada järgmine nädal üks suur roll ühest reklaamist Soomes. Ja võtted toimuvad ujulas. Ja ma peaksin ujuma seal. Ja ilma kõrvarõngat olema. Ja seda kõrvarõngast ei saaks nagu ära võtta mingi 6 nädala jooksul, sest see nagu see auk peab nagu tulema. Ja tõenäoliselt mädaneb ära ka, kui ma võtan ära selle ja lähen ujuma kloorivette. Seega 45 minutit pärast on mul see tegemine. Meie juna tuli. Nüüd me läheme rongi. Mikä fiilis? Ihan ok. Mun pitäis kysyä sulta. Tunnen me elämme nagu filmis, sest reaalselt see ei ole võimalik, mis siin toimub. Nagu see tõenäosus, et ma saan kõne, et see võib toimuda ujulas. See ja ma olen just minemas kõrva auke tegema. We go. You're gonna die. We gonna die. Update. Ma ei saanud seda. Sellepärast, et viimasel minutil enne protseduuri me arutasime läbi asju ja me tulime selle otsusele, et seda rõngast ei tohi 6 nädalat üldse ära võtta. Ja kui ma saan selle rolli järgmine nädal, siis ma pean selle ära võtma. Selleks võimalust ei ole, et ma seda ära ei võtaks. Seega oma tervise ja võimalikult tulevate võtete pärast praegu ei riskinud sellega. Aga ma võtan selle kunagi. Siis kui on õige aeg. Ilmselt universum praegu tahtis öelda, et see roll on mulle. Tauts on juba omas elemendis siin. Siit miks me lambist nüüd fansis kohas oleme? Reaalselt ma ei kuulu siia, ma olen väga vales kohas. Ma ütlen ka midagi väga valesti. Kohta oleks valel inimesel. Hensu ja Sydney on saabunud. Ja Hoiame neil silma peal. Hoiame silma peal ja praegu vaatame, kus nad liiguvad üldse. Sydney on praegu uue rindel, aga me nägime ennem neid koos. Hensu on praegu seal. Sydney praegu mängib, et ta ei teaks, et ta ei tunneks Hensu. Ja ta ei oleks näinud Hensut veel, Hensu on veel seal. Õigete fashion inimestel on alati lahedad. Sa näed nagu pimp välja. Sydney ja Hensu on siin samas kaadris, kumbki üksteise poole ei vaata. Hensu otsib Sydneyt. Kus on Sydney? Sydney, mis siis juhtus? Räägi meile. Nii palju ilusaid lasteriideid ja ma proovisin Henrile näidata, et vaata kui näinud. Aga mis sai? No, ta ütles, et ta ei taha muga vaadata neid. Miks ei taha? Ma ei tea. Võib-olla ma hirmutasin ta, aga ma ei olnud mingit tagamõtet, aga nagu Hensu sa vaata kui nunnu palane kappas. Hensu läks minema. Hensu sai koppi ette Sydneyst. Jou, mis teed? Meike. Tšau! Mis te arvate, kas me oleme jälle mu toas? Jah, me oleme. Minu enda toas on alati pime. Ja siin on nagu hea valgus tuleb aknast ilusti sisse ja mul on ka lisavalgus siin ja siin on kuidagi palju heledam ja mulle heledamad toonid meeldivad rohkem kui tumedamad toonid. Ja teate mis?
ma olen nüüd ka ilustiili blogija, ei, elustiil oli vist ikka. Elustiil või ilustiil, kumb see nüüd oli? Ja nüüd elustiili blogija Karl Gustav näitab teile, et millises korras mu akne hetkel on ja kuidas aknest vabaneda. Vaata, ma suumin sisse, siis te näete paremini. Vaadake mu aknet. Selline. Ma olen juba 2 aastat aktiivselt võidelnud aknega ja ma tahan sellest rasvasest ja punilisest näost juba lõpuks lahti saada. Seega eelmise aasta lõpus ma alustasin aknekuuriga, et ma neelasin 3 kuu jooksul iga päev antibiootikume ja need tegid mu näost palju siledama ja palju ilusama. Aga siis läks mu nägu jälle korrast ära ja ma mõtlesin, et no mida me nüüd teeme. Aga siis lõpuks tõttasid mulle appi Eucerin Thermopur tooted ja need on siin lauakese peal. Järgmised klipid on siis tehtud koostöös Euceriniga. Esimesena meil on siin näopuhastuskeel. Hommikul sa pesed näo ilusti veega ära, siis sa paned seda endale näkku, hoiad hästi natuke aega peal ja siis leige veega võtad selle keeli ilusti näolt maha. Et see siis puhastab näo ära ja see sisaldab mingit seepi, et see ei ärrita nahka, vaid puhastab näo naha ilusti ära ja teeb selle palju pehmemaks. Et sellega on hea alustada päeva ja lõpetada päeva. Siis hommikuti ma kasutan ka matistavat emulsiooni. See tuleb siis pärast näo pesemist. Ma panen seda hommikuti ümber nägu siis ja see võtab näost ära seda läiget. Ja mu nägu ei läigiks eriti, nagu praegu ka mul on seda peal. Mu nägu ei läigi eriti, vaid on niisugune matistav pind, mis väga mulle meeldib. Ja see niisutab ka nahka. Ja siis õhtul, kui sa oled näo ilusti sellega ära pesnud, sa võtad hooldusseerumit. Ja hooldusseerum siis avab ummistunud poorid, vähendab iluvigu ja hoiab ära nende tekkimist ja annab näole sellise ühtlase ja sileda jume. Et see on ka hästi hea, mida ma öösiti kasutan. Ma ei tea, mis ajas ma elustiili blokker nüüd olen. Aga kui te tahate ka endale tooteid soetada ja teil on ka akne, millest te soovite vabaneda ja teil pole hetkel mingeid toote, mida näkku määrida, siis ma väga soovitan neid. Ja nüüd on õige aeg, kus tasub enda aknega midagi ette võtta ja tegutsema hakata. Appi, ma olengi nagu päris lifestyle blokker. Nii lahe. Me ootame Sydneyga hetkel Måneskin'i kontserdipileteid. 5 minuti pärast algab müük. Sydney, mis feeling on? Väga haige, väga rets, ma olen nii excited, ma ei uskunud, et see kunagi juhtub, et ta päriselt Eestisse tulevad. Ma arvasin, et tuled Soome enne. Eesti, wow, mis privileegid, väga elevil, ainult 5,5 minutit. Mul on 50-eurone piletilevi kinkekaart ja nüüd ma saan lõpuks ära kasutada. Ma mõtlesin, mille jaoks kasutan seda ja nüüd ma saan selle jaoks selle ära kasutada. Seega, yes, me saame Måneskin'i kontserdile. Ma kohe update'in, kas me saame piletit või ei saanud. Me saame piletit, come on. Ja aga mõtle, et sul on käes, et nagu kinkekaart ja sa saad selle kinkekaardi kasutada Måneskin'i pileti peale. Täiesti haige, sest nagu made for this nagu. Ongi, ja nagu ma tegin piletileviga mingi pool aastat tagasi koostööd, ma ei teadnud, et nagu selline asi võib isegi tulla. Ma lihtsalt sain selle kinkkaardi, ma okei, ma lähen võib-olla Brigitte Susanne Hundi vaata sinna kontserdi. Ei, mitte sinna etendusele vaata. Oleks ka hea valik olnud. Oleks, aga vaat ma ei jõudnud mitte ühelegi ise, aga nüüd Måneskin on parem kui Brigitte Susanne Hunt. No, natukene. Natukene parem. Sydney harjutab. Kõiki meist, et siis ma oskan õiesti osta. Ma harjutan näppe. 3,5 minutit. 5, 4, 3, 2, 1 ja osta! Nii. Oh my god, osta. Mul ei tööta. Mul ka ei tööta. Neil on juba serverid maas. Reaalselt see nupuke lihtsalt ei tööta. Ei, see ei tööta. 24 minutit on läinud ja mitte midagi ei juhtu. 1 minute 37 seconds later.